ärisaladused on konfidentsiaalne teave ettevõttes, mis vastavad teatud tingimustele. Selleks, et informatsioon kvalifitseeruks ärisaladuseks, ehk siis tal tekiks see tinglik õiguslik kaitse, peab olema otse loomulikult algatuseks salajane, ehk siis avalikkuse üldiselt tundmatu sellisel kujul, nagu ta meil siis on. Aga tal peab olema ka äriline väärtus, mis tuleneb sellest, et ta on salajane. Ehk siis selle tõttu, et me teame midagi, mida teised ei tea, oleme suutelised tegema midagi paremini, kiiremini, tõhusamalt või odavamalt. Ja kolmas ja võib-olla üks olulisemaid tingimusi selleks, et see kaitse nagu tekiks, on see, et me peame näitama, et me oleme teinud mõistlikke pingutusi selle saladuse salajas hoidmiseks. Ja see, mis see mõistlik pingutus on tegelikult liikuv suurus, ehk siis sõltub sellest, kui väärtuslik see saladus ettevõttele on ja millist sissetulekut me oleme võimelised sellest ärisaladusest endale tekitama. Ehk siis ne peavad olema omavahel proportsioonis. Mida väärtuslikum see informatsioon see on, seda keerulisemaid ja olulisemaid pingutusi me peame tegema, et näiteks seda tihedamate seintet taha me peame selle informatsiooni panema, seda vähem inimesi tohib sellele informatsioonile ligi saada ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui need tingimused on täidetud, siis ärisaladuse kaitse tekib automaatselt iseenesest ja kestab nii kaua, kuni saladus püsib. Mis omakorda tähendab seda, et siis, kui see informatsioon ükskord on avalikuks saanud, teda purki tagasi enam ei pane. Ehk siis, kui ärisaladus on avalikuks tulnud, siis ta on avalikuks tulnud ja temaga on selles mõttes ühel pool. Aga see, kui informatsioon on salajane, aga ta võib-olla ei küündi päris ärisaladuse definitsioonini selles mõttes, et võib-olla need pingutused, mis me oleme need saladuses hoidmiseks teinud, ei ole siis võib-olla nii tugevad või meil on nagu raske isegi väljendada, et mis see pingutus peaks olema või on mingid muud piirangud seal juures. Et nagu me näeme siin juures oleval selle rattal, et neid erinevaid valdkondi, erinevaid need informatsiooni liike, mis meil majas võivad olla, aga mis on konfidentsiaalsed ja tundlikud, et mida me ei taha tegelikult, et majast välja läheks, on päris palju. Ja need on tegelikult veel, et see ei ole päris kindlasti mitte lõplik loend. Aga see ei tähenda, et informatsioon oleks selle võrra kuidagimoodi vähem väärtuslik, et ta ärisaladuseks ei kvalifitseeru. Mis tegelikult tingib selle, et väga sageli, kui me räägime ärisaladusest, siis me peame natukene teinekord vahet tegema, et kas me räägime nüüd siis äri jaoks olulisest konfidentsiaalsest informatsioonist, ehk siis ärisaladusest, või me räägime sellest juriidilisest konstruktsioonist, millel on nagu kerge õiguskaitse peal ärisaladus. Et teinekord on siin väikene vahe sees, millest võivad saada alguse arusaamatused näiteks konfidentsiaalsuslepingute läbirääkimistel ja ütleme näiteks ka arenduskoostöö läbirääkimistel. Selleks, et selliseid segadusi vältida, kõige parem ja lihtsam meetod on see, et me peame tegelikult need tundliku informatsiooni, millega me tahame tegelikult midagi toimetama hakata, kuidagimoodi ära defineerima või siis vähemalt on endal kirja panema, et see on see informatsioon, mida me loeme enda ärisaladuseks ja millega me järelikult edaspidi käime märgatavalt ettevaatlikumalt ringi. Ehk siis me peame teadma, kus meil mis on, mis ta seal teeb, kes sinna ligi pääseb. Kuidas sellist ärisaladust või ärisaladust kaitsta? Nagu mainitud, esimene samm on see, et me peame teadma, kus mis on. Sa ei saa juhtida, mida sa tea, mis sul olemas on. Kui me nüüd oleme ära enam katalogiseerinud, mis meil olemas on see informatsioon, mida me tundlikuks peame, siis me peame otsustama, kus ja kuidas moodi me seda siis hoidma hakkama. Kas ta on näiteks passwordi taga meie võrgukettal või siis näiteks hoopis paberi kujul kusagil seifis, kuhu saab ligi ainult 3 inimest kogu ettevõttes. Jällegi, mõistlik pingutus sõltub sellest, kui oluline ja väärtuslik see informatsioon sellel ettevõttel on. See omakorda muidu tähendab seda, et see informatsioon võib olla oluline meile, aga võib ka juhtuda, et näiteks see kellelegi teisele oluline ei ole. Nii et sellisel juhul jällegi see mõistlik pingutuse küsimus tuleb siin sisse, et milline see mõistlik pingutus tegelikult on. Kui me oleme ära otsustanud, kuidas me informatsiooni hoiame, siis me peame ära juhendama oma töötajad ja looma protseduurid, kuidas need töötajad ärisaladust kasutada saavad ja milliste tingimustel ja kas üldse. Me peame veenduma ka sellest, et nad tegelikult aru said sellest, millest neid instrueeriti. Meil on Eestis päris huvitav kohtupraktika, mis näitab seda, et tegelikult, et kui me ei veendu, et inimene tegelikult on aru saanud, millele ta alla kirjutas, siis ärisaladuse kaitse selle inimese mõttes ei kehti sellepärast, et ta lihtsalt ei saanud aru, et see informatsioon, mis ta kätte anti, et ta peaks selle koha pealt ka nüüd kuidagimoodi ettevaatlikumalt käima. Ehk siis tehke inimesele teie
siis reeglistiku ja policy jälgimine võimalikult lihtsaks. Mis omakorda viitab sellele tegelikult hästi suur osa ärisaladuse haldamisest tegelikult ei ole üleüldsegi mingisugune juriidiline küsimus, ei ole äriline küsimus, vaid see on tegelikult personali küsimus. Ehk siis personali osakond on üks kõige olulisemad osakondi siin, mis tegelikult tagab ettevõtte ärisaladuste säilimise, et kõik inimesed teaksid, et milline informatsioon, millega kokku puutuvad, on selline, milles nad tegelikult väljaspool seda ettevõtet rääkida ei tohiks. Jällegi see kaalumine, et mis on mõistlik pingutus, see peaks käima läbi iga intellektuaalomandi objekti suhtes, mida või siis ärisaladuse objekti või siis tundliku informatsiooni suhtes, mis meil majas sees on. Me võiksime teha endale sellise tabeli, kus me paneksime nad enam-vähem sellise pingeritta, et see on kõige olulisem informatsioon, see võib olla natukene vähem oluline ja see võib-olla võiks üldse avalik olla. Ja siis lähtuvalt sellest me saame tegelikult endale protseduuride reeglistikku paika panna, et milline see mõistlik pingutus igal siis informatsiooni tükile ja klassile tegelikult oleks. Ja ärisaladuse juhtimine ja kaitsmine ei ole selline tulista ja unusta tüüpi lähenemine, et kord sai ta tabelisse kusagile pandud või kusagile sahtlisse selles suhtes, sellest ei piisa. Me peame tegelikult jätkama aktiivset ohjamist ja jälgima igal ajahetkel, kus meil tegelikult see informatsioon on ja mis temaga toimub. Kui me oleme tänapäevane ettevõte ja meil on toimiv kvaliteedijuhtimissüsteem, siis see ei ole tegelikult teab mis suur koormus, sellepärast me teeme seda igapäevaselt niikuinii. Aga kui me oleme näiteks alustav ettevõte, kes tegelikult, kus väga palju informatsioonist on veel asutajate peades ja ei ole võib-olla sellist formaliseeritud kujul, siis seal nende ülesannete ja nende tegevuste tegemine on võib-olla selline asi, milleks peaks võtma eraldi aja ja sellega natukene rohkem vaeva nägema.